Tere, minu nimi on Siim Õismaa, olen Eesti Sõjamuuseumi teadur ja relvakoguhoidja ja täna koostöös Ajaloomuuseumiga teeme pisikese ülevaate teise maailmasõja relvadest, relvastuse arengust ja järeldustest, mis tehti siis peale teise maailmasõja lõppu. Alustuseks tegelikult üks huvitav faktikene, et aru saada, et relv ja ka laskemoon, mida kasutatakse, on lihtsalt üks osa suuremast pildist. Näiteks 1944. aasta oktoobrikuuses viidi päevas nii Normandia rannikult kui ka kahest vabastatud sadamast liitlasvägedele päevas 3,8 miljonit liitrit kütust. Iga päev. Ja kui me paneme sinna juurde veel laskemoona ja relvastuse, varustuse, kõike muu asi, siis tegelikult see teine maailmasõda võiks ka kokkuvõtlikult öelda on logistiline nõudusunenägu. Aga alustades siis arengutest ja relvadest. Tuleb tegelikult vaadata nii esimest ja teist maailmasõda, mis puudutab relvastuse arengut käsikäes, sest et paljud relvad, mida kasutatakse nii teises maailmasõjas, tegelikult saavad alguse juba esimesest maailmasõjast. Eelik näiteks kuulipildujad, mida enne esimest maailmasõda kasutati suhteliselt vähesel määral, aga kuulipildude kasutamine näiteks esimeses maailmasõjas tipnes sellega, et näiteks 1922. aastal arutati ka raske kuulipildude kuulutamist kui massihävitusrelvadeks ja nende keelustamist. Ja just relvastuse areng, kui me vaatame seda suuremast pilti, siis ainukene päris uus relv teises maailmasõjas on aatomirelv. Kõik muu oli tegelikult ju varasemalt juba olemas. Mis puudutab just seda logistilist poolt teisest maailmasõjas, siis ma pigem keskendun siin rohkem liitlaste tegevusele ja Nõukogude Liidu tegevusele ja ka muidugi Saksamaa tegevusele. Aga mis oli tegelikult kõige põhilisemaid probleem, mis puudutab käsitulirelvi, on tegelikult nende laskemoon. Näiteks Prantsusmaa kasutab teises maailmasõjas 2 padrunitüüpi. Suurbritannia paralleelselt 2 kuulipadrunitüüpi. Ameerika Ühendriigid ka samamoodi paralleelselt 2 padrunitüüpi. Üks väheseid, kes jääb 1 padruni peale, on Nõukogude Liit, ehk siis Mosin ja Gandhi moont, ehk siis 762 korda 52R, 54R. Aga kui liitlased tegutsevad läänerindel või planeerivad tegelikult teise rinde avamist Euroopasse, siis tegelikult see logistiline probleem tõuseb üles. Mis juhtub, on see, et kuna varustusliinid pikenevad ja tegelikult, mida järeldatakse ka peale siis teist maailmasõda, et just padrunite puhul tuleb läbi viia ühtlustamine. Et üks asi on see, et sul on relvad erinevad, aga teine asi on see, et need kõik relvad kasutatakse ühte samat laskemoona. Sa võtad logistilisest ahelast või logistilisest probleemist võtad ühe teguri vähemaks. Aga rääkides suurematest arengutest, mis hakkab pihta just peale esimest maailmasõda, siis eelkõige tuleks rääkida 2 sellisest suuremast murrangust, on siis poolautomaatsete vintpüsside kasutuselevõtt ja kergekuulipildujate ja üldse kuulipildude areng universaalseks, multifunktsionaalseks kuulipildujaks. Alustades siis tegelikult poolautomaatsetest relvadest, siis juba esimese maailmasõja lõpuaastal 1917-1918 prantslased juba esimest korda tegelikult võtavad vähesel määral kasutusele ühe poolautomaatse vintpüssi, mida küll toodeti umbes 10 000 eksemplari, mis kahjuks küll või õnneks tähendab siis rindele suurtes hulkades juba. Kui 20. aastat hakkab pihta ja peale esimest maailmasõda otsustati mõneti tõmmata pidurit erinevate arendusteede puhul, siis mõneti mõningad asjad soikusid. Ja muidugi on ka üks probleemiks oli ka suur majanduslik kriis 1929-30. aastal, mis tegelikult natukene pärssisid relvastuse arengut. Aga 30. aastate alguses hakkab tegelikult asi uue hooga pihta. Ja kui me räägime siis poolautomaatsetest relvadest, siis
Kaks esimest riiki, kes need kasutusele võtavad ja katsetavad, on siis Nõukogude Liit ja Ameerika Ühendriigid. Nõukogude Liidu puhul räägime siis SVT 40-st või siis kogu selle relvasüsteemi arendamine hakkas pihta Nõukogude Liidus 1935. aastal. Ennem seda saab valmis ka Sergei Simenovi AVS-36, lisaks ka siis Tokarevi SVT 40 või siis 38. Ameerika Ühendriigid 30. aastate keskpaigas võtavad kasutusele M1 Garand. Siin ma toonitan ka, see sõna Garand on lihtsalt hilisem külge poogitud nimetus talle, sest ameeriklastele meeldis kõiki asju nimetada M1-deks, M2-deks, M3-deks. Muideks M3 on ka näiteks kerge tank ja soomusauto. Ja M3 on olemas ka täitsa ka püstolkuulipildujana. Nii et mõningad nimetused, nagu näiteks M1 Garand on lihtsalt hiljem külgedele poogitud. M1 Garand on olemas siis siin vitriinis number 2. Mis puudutab M1 Garandi, siis temast saab tõenäoliselt teise maailmasõja puhul üks kõige parem poolautomaatseid vintpüssi üldse. Kahjuks, mis puudutab nüüd Nõukogude Liidu tegevust, siis juba 1938. aastaks oli üldises plaanis selge, et Vene padruni peale, ehk siis 762x54 R-i peale tehtavad automaatrelvad ei ole töökindlad. Puhtalt sellepärast padrunis on natuke liiga palju püssirohtu sees ja suuremas kasutamises võib juhtuda see, et seda ajapikku asjad lähevad läbi. Lihtsalt näituseks Ameerika Ühendriigid jõuavad selle samale ideele alles 1950. aastatel. Nii et mõningates arengutes oli Nõukogude Liit poolautomaatrelvade arendamises isegi natuke eespool. Teine asi, mis puudutab just kuulipildujate arengut, siis nagu ma ennemgi pool mainisin, siis kuulipildujate kasutamine esimeses maailmasõjas läheb massidesse. Ja kuna esimeses maailmasõjaksed kuulipildujad on suhteliselt rasked, näiteks kogu kaaluga Saksa MG08 koos oma alusvankriga ja kõikide vajalike varustusega kaalub kokku 57 kilogrammi, siis sellise kuulipilduja kasutamine manööversõjas on suhteliselt keeruline tegevus. Mis tähendas ka seda, et juba esimeses maailmasõjal võetakse kasutusele erinevad kergekuulipildujad, mis ka näiteks jõuavad ka meie enda vabadussõtta, nagu näiteks taanlaste Madsen kergekuulipilduja või siis Ameerikas välja töötatud Lewis, mis 1915. aastal võeti kasutusele Suurbritannia armees ja jäi Suurbritannias kasutuses kuni tegelikult Korea sõjani, kuigi tootmine lõpetati ära juba 1944. aastal. Kergekuulipildujate puhul, mis 20–30. aastatel toimub, siis on kaks sellist piirkonda või riiki, mis on mõneti nagu eeslinnas. On Tšehhoslovakkia ja ka Saksamaa. Ja see, mis mul siin käeski, on siis üks tegelikult nendest derivaatidest, mis 30. aastatel välja siis mõeldaks. Ehk siis see, mis mul siin kõige ees on siis brittide Bren Mark II, toodetud on ta aastal 1942, aga tegelikult ta põhineb Tšehhoslovakkia ZB-27, mis siis 1937. aastal võeti kasutusele Suurbritannia armees. Ja on tegelikult tšehhide kergekuulipildujad kõikides oma variatsioonides võiks lugeda ühtedeks paremateks, mis teises maailmas üldse nagu selles valdkonnas tehti. Mis puudutab just nagu neid raskeid kuulipildujaid ja nende kuulipildude kasutamist, siis sakslased lähevad mõneti natukene teist teed pidi. Sest et kui sul on olemas varustuses nii kerge kuulipilduja kui ka raske kuulipilduja, siis see tähendab seda, A, nad tahavad kõik võib-olla erinevat laskemoona, B, nad tahavad kohe kindlasti saada kõik erinevad varuosasi.
Ja palju mugavam on kasutada ühte nagu sellist nagu nii-öelda universaalset kuulipildujat. Nii et ja mis selle universaalse kuulipilduja kõige paremaks näiteks on sakslaste MG34 ja MG42. See, mis minu nüüd siin ees on siis tegelikult Jugoslaavias toodetud MG42 nii-öelda siis koopia. Aga mis puudutab just selle relvaliigi arengut teises maailmasõjas, siis tegelikult hakkab pihta juba 30. aastatel. Kõigepealt see MG15 baasil. Ja mis oli ka sakslaste lahendus kogu selle asjale, et tegelikult teeme siis ühe relva, mida saaks kasutada vähemalt kolmel erineval viisil. MG42 puhul, mis mul siin eeski, mille koopia mul siin ees on, siis MG42 saab kasutada nii kergekuulipilduna, ehk siis ta on jao koosseisus, kui ka siis nii-öelda kuulipilduna, mis on kinnitatud näiteks erinevate lahingumasinate külge, a la tankid, soomusautod, veoautod, mis iganes. Ja lisaks takkaotsa tegelikult ka näiteks ka lennukid või mingid muud sellised asjad. Ja kui sa lisad talle alla 3 jala, ehk siis sa fikseerid ta ühele positsioonile kinni, siis sa saad tegelikult kasutada seda kui raske kuulipildujana. See kontseptsioon tegelikult kandub edasi ka siis peale teist maailmasõda. Muidugi MG42 oma kõige kuulsamas saab muidugi ka kurikuulsaks, eks seda näiteks liitlased nimetavad ka seda nii-öelda Hitleri saeks tänu oma suurele laskekiirusele. Aga mis puudutab seda nii-öelda taktikalist kasutamist, siis näiteks sakslased orienteeruvad kogu oma jao tegelikult just kuulipilduja ümber. Et see on nüüd niisugune huvitav vahe teiste riikidega. Põhimõtteliselt, kui näiteks Saksa jagu teises maailmasõjas tegutseb, siis ta jagu on mõeldud kuulipilduja toetamiseks. Võtame näiteks võrdluseks Ameerika Ühendriikide armee, kus on jao peale 10 meest ja nende nii-öelda kõige raskemaks relvaks on BAR, ehk siis Browning Automatic Rifle, mis on siis nii-öelda kerge kuulipilduja. Aga otsest niisugust nagu raske päris kuulipildujat nagu jao koosseisus ei ole. Et see on üks põhilisemaid järeldusi, mida ka päris paljud riigid peale teist maailmasõda kasutusele võtavad. Ehk siis, et jaos on alati olemas üks relvadest, mida saab kasutada nii kerge kuulipilduja näol kui ka siis raske kuulipilduja, ehk siis universaalkuulipilduja. Tänapäeval näiteks ka Eesti Kaitseväes kasutusel MG3, mis on siis selle nii-öelda järeltulija. Või siis, tuues veel Kaitseväe näite, siis KSP 58 või siis belglaste puhul, Belgia FN Maag, mis on tegelikult üks sama relv, lihtsalt erinevad tootjad. Aga püstolkuulipildujad teises maailmasõjas on mõneti saanud väga ikooniliseks. Püstolkuulipildujad tulevad lahinguväljale esimeses maailmasõjas. Esimesel on võtanud kasutusele sakslased 1918. aastal oma nii-öelda löögiüksustes, ehk siis Stoßtruppedes, mille ülesanne oli siis tekitada siis läbimurdeid kindlustatud liinidesse, ehk siis kaevikutesse. Ja mis ongi püstolkuulipilduja kõige suurem eelis ongi see, et tal on väga kiire või suur laskekiirus ja teiselt poolt on ta lühikene. Nagu näiteks võrrelda näiteks seda Thompsonit mõne tolleaegse vintpüssiga. Nii et kuskil nii-öelda lähedal väiksemast kitsastes tingimustes üks relvaga opereerimine on tegelikult väga hea. Aga nende efektiivne laskekaugus jääb tegelikult alla 100 meetri. Püstolkuulipildujad võeti siis järk-järgult kasutusele teistes Euroopa riikidest just 30. aastatel. Võib-olla tuntumateks näitatakse on siin soomlaste M31 püstolkuulipilduja või siis mida siis ka tuntakse kui ka Soome Kone nimetuse all, ehk siis lühendiga soomekeelsest terminist konepistooli, ehk siis püstolkuulipilduja eesti keeles.
Kohe sealt järgi tulid PPSH-d ja PPS-id, mis on ka olemas ka siin kõrvalvitriinis meil. Esimese maailmasõja lõpuaastal, 1918. aastal, võttis Saksamaa kasutusele esimese püstolkuulipilduja ehk see MP18. Need relvad anti siis Saksa üksustele, mida siis tunti Schosstruppede nimetuse all ehk siis löögiüksused, mille ülesanne oli siis läbi tungida liitlaste kaevikute süsteemist ja tekitada läbimurdid. Püstolkuulipildujad iseenesest on väga head relvad just väga lühikese maa peal ja väga kitsastes tingimustes, nagu näiteks on siis kaevikud või ka näiteks siis linnalahingutes, kuid ka püstolkuulipildujatel on ka paar suurt miinust. Esiteks, nad kasutavad püstoli laskemoona, mis ei ole nii efektiivne, kui on tavaline vintpüssipadrun või siis hilisem automaatrelvade padrun, ja teiselt poolt on ka nende laske kaugus on väike ja muidugi ka laske efektiivsus. Ameerika Ühendriikidest 1918. aastal kolonel Thompson korjatas kokku kõik erinevad patendid, töötab välja siis esimese püstolkuulipilduja Ameerika Ühendriikides, mida siis tuntakse ka siis nagu Tommy Gunina. Alles 1928. aastal võetakse ta ka kasutusele nagu suuremal numbrit arvul ka siis Ameerika Ühendriikide sõjavägedes, aga püstolkuulipilduja tegelikult 20. aastatel saab hoopiski tuntuse just erinevates siis gängisõdades või siis maffiasõdades, mis toimusid Ameerika Ühendriikides 20. aastatel. See, mis minu käes on tegelikult siis selle 28. aastal toodetud mudeli edasiarendus, ehk siis Thompson püstol M1 A1. Ja mis on nagu Thompsoni puhul ka kõige suuremaks probleemiks on see, et tegemist on suhteliselt kohmaka ja raske relvaga. Kuigi tema padrun on väga hea, ehk siis 45 ACP, aga ta on suhteliselt raske ja teiselt poolt on ta ka suhteliselt kallis. Mis üldse puudutab teises maailmasõjas relvade tootmise hindasid, siis need on väga varieeruvad. Kui näiteks 1942. aastal oli selle relva tootmishind umbes $170 kuni $210, siis 1943. aastal kasutusel võetud püstolkuulipilduja M3 ehk siis Grease Gun, selle ühiku hind oli $17. Ja ainuüksi Thompsoneid toodeti teises maailmasõjas 3 erinevas variatsioonis kokku umbes 2,5 miljonit ühikut. Nii et mis puudutab alati ka relvade tootmist ja efektiivsust, on tegelikult ühelt poolt paneb ka paika just selle hinna küsimuse. Kui rääkida siin Saksamaast teisest maailmasõjas, siis tänu erinevatele filmidele, sest et filmid on just need, mis tekitavad hästi palju sellised võltse arusaami, siis on see, et igale poole, kui Saksa sõdur ka läks teises maailmasõjas, oli tal käes MP38 või MP40, siinkohal siis MP40. Kuid tegelikult nii ei olnud. Kui vaadata sakslaste püstolkuulipilduja tootmise arve teises maailmasõjas, siis isegi ka 1942. aastal ei ületanud nad 240 000 ühikut. Lisaks, ehk siis sakslased kasutasid natukene asju teistmoodi. Ehk siis püstolkuulipildujad olid mõeldud peaasjalikult ka siis jaoülemate, rühmaülema tasandile, motoriseeritud üksustele, aga näiteks Nõukogude Liit läks siin kohe natuke teist teed jälle. Nõukogude Liit võttis 1940. aastal kasutusele suuremal hulgal just PPD-si, PPD-40-neid ja hilemad modifikatsioonid siis PPSH-41 ja PPS-43, siis Nõukogude Liidu ehk siis Punaarmees tihtipeale relvastati isegi ka allüksuse tasemeni välja terve üksuse siis püstolkuulipildujatega. Püstolkuulipildujate puhul, mis ta lõppkokkuvõttes tulebki igasugusega probleemiks ka just nende relvade suhteline ebatäpsus. Aga juba enne teist maailmasõda tegelikult päris erinevad riigid
katsetasid erinevaid variante, et teha päris automaatrelva. Kõige esimene automaatrelv üldse, mida võeti mingilgi arvul kasutusele, on kusjuures esimeses maailmasõjas ja selleks on Fjodorovi automaat. Ja lisaks 1936. aastal Sergei Simenov töötas välja Simenovi automaatvintpüssi või AVS-36, mis võeti kasutusele siis peaasjalikult Punaarmee sisevägedes, piirivalves ja lisaks ka NKVD üksustes ja osales ka kasutati suuremal hulgal just soomlaste talvesõjas. Kuid mis on nii AVS-36 ja mõneti ka tegelikult ka Fjodorovi automaadi kõige suuremaks probleemiks on just nemad padrun. Ehk siis vintpüssi padrun, mille peale hakati neid automaatrelvi tegema, on tegelikult liiga tugev kogu automaatmehhanismi jaoks. Mis tähendas seda, et tuli hakata välja töötama siis väiksemaid padruneid. Sakslased töötavad välja siis 792x33 Kurz oma automaadi jaoks, ehk siis Sturmgewehri jaoks. Nõukogude Liit 1943. aastal toodab välja 762x39, millest siis hiljem saab ka siis tuntud Kalašnikovi padrun, mis on täna siiamaani kasutusel väga peaaegu kõikides konfliktipiirkondades ja umbes 70+ riigis terves maailmas. Ehk siis tegelikult just see padruni küsimus, mis puudutab automaatrelvi, on tihtipeale üks ongi kõige põhilisem. Tulles tagasi püstolkuulipildujate juurde, siis püstolkuulipildujaid on ka suhteliselt lihtne ja odav toota. Hea näide on brittide Sten püstolkuulipilduja, mis on ka siin vitriinis olemas, mis maksis umbes 20–30 naela 42 aasta vääringus ja mis tegelikult on suhteliselt kerge relv ja mida oli võimalik toota ka väga lihtsates tingimustes. Aga kui jõuda nüüd jutuga just kõige suuremate järeldusteni, mis tegelikult siis peale teist maailmasõda tehti, on eelkõige ikkagi relvastuse ühtlustamine. Ja eelkõige ka padrunite ühtlustamine. Et kui me tänapäeval räägime sellisest asjast nimega NATO standard, ehk siis NATO standard laskemoon, siis kogu selle juured ulatuvad just teise maailmasõja lõppu. Sest et liitlased juba 42. maailmasõja ajal siis juba avastasid, et tegelikult just selle laskemoona rohkus pärsib logistilist ahelat ja teeb need asjad keerulisemaks. Kui loodi NATO, siis üheks asjaks võeti ka ette siis NATO standardi loomine, ehk siis ühtse laskemoona loomine. Minu kõrval siin seisab tõenäoliselt üks ikoonilisemaid relvi, mis on üldse 20. sajandi jooksul tehtud. Ehk siin keskel on Kalašnikov AK-47. Ja AK-47 oma olemuselt ongi siis teise maailmasõja kõige suurem õppetund. Ehk siis siin vitriin on tegelikult kokku pandud relvad, mis töötavad ühe täpselt sama laskemoona peal. Simenovi SKS poolautomaatne vintpüss, keskel Kalašnikovi automaat ja kuulipilduja RPD. Ehk siis kõige suurem õppetund oligi teisest maailmasõda see, et viia vähemalt jao tasemel kogu relvastuse ühtse ja sama laskemoona peal. Kalašnikov AK-47 tänu just filmidele saavutabki oma ikoonilisuse, aga tänu oma lihtsusele on ta jätkuvalt ka umbes 20 eri riigis tootmises ja praktiliselt kõik konfliktid alates 40 aastate lõpust või õigemini siis alates Korea sõjast on leidnud siis relva kasutamist. Schnitti küll võeti sakslaste MP40 pealt, aga oma süsteemilt on tegelikult 2 erinevat relvu. Aga just õppetunni seisukohalt on see vitriin siis näitabki ära, mis on selle teise maailmasõja käsitulirelvade arengu puhul siis peamine.
kõik viia ühe laskemoona peale ja kõik teha nii lihtsaks kui vähegi võimalik. Nii, mõningatest ka huvitamatest lugudest. Siin on number 11 on siis Leningradi blokaadis toodetud PPS-43. Ja tema all, siis number 12 veel, on siis Soomes toodetud Tikkakoski M44 või siis konepüstooli 44. Ja miks need kaks väga head näited on see, et ühelt poolt on hea näide sellest, et kui lihtne on tegelikult püstolkuulipildude tootmine ka tegelikult blokaadi tingimustes. Blokaadi sisse toodi ainult lukuosad ja ülejäänud siis stantsiti kohapealsest olevast metallidest. Kuna soomlased said ka päris palju PPS sõjasaagiga, otsustasid nad ise neid tootma hakata, aga muidugi kvaliteedivahe on mäekõrgune. Ja lisaks ka soomlased kuna Soome kasutas püstolkuulipildujate püstolite puhul padruniks 9x19, siis nemad tegid oma relva ümber siis 9x19 moona peale, mitte siis Vene moona peal, mis on siis Tokarevi mooneks 762x29. Nii et niisugune huvitav lugu. Ja soomlased kasutavad tegelikult oma Tikkakoski püstolkuulipildujaid kuni 90. aastate alguseni. Seda peaasjalikult just mereväes ja väiksemates üksustes. Olles juba eelnevalt juba rääkinud Sergei Simenovist ja tema tegemistest, siis siin kõrval kohe esimesena ongi näha siis AVS-36, mis siis võeti 37. aastal ka Nõukogude Liidus ehk Punaarmees ka kasutusele. Simenov iseenesest, AVS-36 iseenesest on tõenäoliselt üks ka haruldasemaid automaate üldse, kuna nende toodang jäi umbes 60 000 piiri ja paljustki nad kadusid just 40-41. aasta sõjasuvega ära. Järgmised kõrval on siis tõenäoliselt kõige parem teises maailmasõjas kasutusel olnud poolautomaatne vintpüss M1 Garand, mis Ameerika Ühendriikide armee kasutuses. Ja hiljem ka siis peale teist maailmasõda ka praktiliselt umbes 30 eri riigis. Alati natukene peksupoiste rolli, kuigi jääb Prantsusmaa, kuigi tegelikult Prantsusmaa panus relvastuse arengusse, eriti 19. sajandi ja 20. sajandi alguses, on väga suur, siis prantslased 1929. aastal tegelikult Saint-Étienne'is siis võetakse siis plaani teha uus vintpüss, ehk siis see siin, ehk siis MAS 36, mis tänu erinevatel põhjustel jõuab alles tootmisse 37. aastal. Aga kõikidest vintpüssidest teises maailmasõjas siis vähemalt mina isiklikult loen teda üheks parimaks. Sest ta on hea, lihtne, mugav, kerge. Seda relva kasutab Prantsusmaa rohkem peale teist maailmasõda, eriti just Indo-Hiina sõdades ja hiljem ka Alžeerias ja nii edasi. Ja võib-olla ka selle vitriini juures ka lõpetuseks ühest teisest peatükist, mis hakkab pihta peale teist maailmasõda ja mis otseselt ka mõjutab ka praegused konflikte ka tänapäevalgi. Ehk siis peale teist maailmasõda hakkas Euroopas pihta täielik enneolematu relvamüük. Erinevad firmad, erinevad isikud ostsid tegelikult nii sakslaste ladusi kokku erinevatest riikidest, korjati relvi, loodi erinevad firmasid, kes siis vahendasid neid ja näiteks suurema osa kõik Aafrika sõjad, mis 1960. aastatel peetakse sisuliselt teise maailmasõjaks relvadega. Nad jõuavad ka Araabia maadesse, nii et näiteks ka eriti Araabia ja Iisraeli vahelistes sõdades, kus teise maailmasõjaksed relvad, eriti saksa relvad on vaadatud isegi põhilisemad.
Sarnane olukord Euroopas tegelikult tuleb ka 80ndate aastate lõpus tänu Nõukogude Liidu ja Varssavi pakti riikide lagunemisega, kus hakkab pihta nagu teine enneolematu relvade müük. Et kes on näinud sükest head filmi nimega Sõjajumal peaosas Nicolas Cage'iga, siis mis põhineb suuresti tõesti sündnud lugudel, siis küll jah, filmilikult on see kõik väga ülepaisutatud, aga kes soovitan vaadata ja siis mõelda selle peale, et tegelikult ka niimoodi toimuski. See näitus siin on tehtud koostöös Eesti Sõjamuuseumi ja Eesti Ajaloomuuseumiga. Tegemist on üks osa Eesti Sõjamuuseumi püsiekspositsioonist ja seda võite alati külastama tulla nii kohapeale tulles kui ka Sõjamuuseumi kodulehele minnes läbi virtuaaltuuri. Aitäh kuulamast, vaatamast ja jälle kohtumiseni!